Hea kuulaja, palun toeta Bitcoin Eesti podcasti valmimist. Lisainfo selleks leiad episoodi kirjeldusest. Tere kõik Bitcoini sõbrad ja tere ka kõik niisama sõbrad. Bitcoin Eesti podcast alustab järjekorras 24. episoodiga. Ja täna öösel juhtus just selline huvitav ajalooline sündmus, et Bitcoinil täitus esimest korda $100,000 hind. Silver, mis sa arvad sellest? Raske on erutus piirata. Ei, tegelikult on äge ja eks seda oli näha tulemas ka, et see siin selle aasta numbrisse mahub ja eile õhtul juba natuke oli tunda, et äkki tuleb ära, aga siis läksin magama ära rahulikult ja ka imet hommikul ärgates oligi 103,000 oli isegi dollaritesse hind juba ees, et jah, ma oleks seal 6 uni ära selle peale juba. Ma lasin ikka siuke rahulikult 7 ära, et jaa, ei äge, see on siuke päris märgiline number ja nüüd on siis hind 6-kohaline, et esmakordselt. Ja nüüd on siis, mis see järgmine sihtmärk hinna puhul on? Miljon. Ega vist jah, nüüd hakkame miljonit sihtima. Vot, aga jah, täna me ei ole mitte Viljamiga siin kahekesi ainult. Ei ole ainult see 100,000 tähistamise episood. Tegelikult oli see episood juba ammu varem planeeritud meil ja meil on täna külas ka kaks meesterahvast, kellel on nüüd sama perekonnanimi, aga kes mingis mõttes vist Bitcoini koha pealt on natukene erinevatel arvamustel ja võib-olla tutvustate natuke ennast, et meil on ühesõnaga siin ühel pool lauanurgas on Lauri ja teisel pool on Kuno. Ja alustame Laurist äkki, et mis mees sa oled, kus sa tuled? Laurit tegelikult me oleme vist juba tähelepanelikumad vaatajad on näinud ka ühes episoodis. Jah, tere Lauri olen, et ühes episoodis ma olin see üllatuskülaline, et võeti tänavalt nööbist kinni, et tule, lähme räägime. Ja nii hästi tuli välja, et kutsusime teine kord veel. No jah, eks me suhtleme nagu muul teemal ka ju, et selles mõttes see Bitcoini teema on nagu seob meid. Aga võib-olla paari sõnaga siis endast ja sellest Bitcoinist natuke, et mina tegelikult Bitcoini juurde sattusin üldsegi kuskil 2011-2012. Mul vend oli nagu siuke IT-guru ja tema kaudu ma kuidagi sellest kuulsin. Ma mäletan, ma korteris panin arvuti nagu selle softi käima on ju. Ja mul oli mingi suht lahja arvuti ka ja midagi ma seal kaevasin, nagu vaatasin, et ega nagu rahalises väärtuses midagi sealt eriti tulnud ja siis ma lõin käega, ma ei tea, mis sellest täna oleks saanud, ma isegi ei tea, kuhu see Bitcoin sai tol hetkel, see jäi sinna lihtsalt, see oli nii mõttetu nagu summa tol hetkel ja siis aeg läks edasi, siis mingisugune 2014 äkki oli, kui ma ettevõtluse kaudu sain paari kui ma siis ütlen, ühe inimesega tuttavaks, kes oli nagu rohkem sellised krüptomeelt, ta küll oli seal nendes teistes coinides rohkem tegev. Aga Bitcoin oli ka nagu uus huvitav ja siis sealt ma kuidagi sain selle Bitcoini pisiku nagu rohkem kätte. Sai ostetud, sai neid kuhugi saadetud, et sa kanna mul 1, 2 tagasi ja neid trikke sai tehtud seal. Kuna oli seal ees mul, et kuskil oligi mingi siuke leht, et näed, kantsid siia ühe Bitcoini, tema sai teise tagasi ja siis mina kantsin oma ühe Bitcoini, siis see on hold. Ma saan sinu oma endale. Ja siis mina enda ma tagasi saanudki enam. Aga sealt nagu nii-öelda elu õppetunnid on ju. Siis mingid aastad läksid veel edasi. Ma nüüd peast ütlen, ma ostsin ühe vana suvila, ma hakkan seda nagu remontima, siis oli mul vaja talveks sinna seda elektriradikat panna, et ära külmuks. Ja siis vend andis mulle mingid vanad videokaardid ja ütles, et pane midagi kaevame sinna. Ja ma isegi mäletan, mis keskkond see oli mingi siuke platvorm, kus sa kaevasid, ta ise automaatselt valis mingit suvalist asja, mida on kõige mõistlikum sel hetkel kaevata. Kaevandas mingisugust täiesti ime, ma ei tea isegi, mida ta kaevandas. Tootis mulle sooja ja siis kõik tulu konverteeris Bitcoiniks. Ehk siis läbi selle ma siis sain, ma arvan, mingi 0,3 Bitcoini. Ja ma mäletan seda, see oli siuke periood, kus meil oli naisega nagu plaanis, et me teeme pulmad ja ma ütlesin, et näed, see on meie pulmafond, vaata. Siis ta naeris nagu lolliks läinud. Ja siis me abiellusime 2020 oktoobris. Ja siis oli see, et põhimõtteliselt nõks peale seda oli see Bitcoini, 0,3 Bitcoini meie pulma eelarve tegelikult. Aga meie eelarve läkski sinna maale kuskil. See oli mingi 10,000 € kanti.
et selle mõttes oli päris nagu äge, siis ma tegin naisele, et I told you so. See oli esimene ja viimane kord. Ei, no neid on veel olnud, aga selles mõttes see Bitcoini teema on nagu olnud huvitav ja kuskil tegelikult see koroonakriis ja kõik see on ja siis ma sattusin selle Sailori otsa ja siis sealt juba läks nagu tehti see luuk lahti ja sinna ma nagu kukkusin. Et siis ma sain aru, et ma isegi hetk ennem seda mingi aeg müüsin osa Bitcoini ära, ostsin oma lõhksas pumbamajja, mul oli vaja ilmsest ja siis ma arvan 2 kuud läks mööda ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, kus ma nüüd raha saan, et ma selle Bitcoini tagasi saaks osta. Ja siis ma olen nagu sealt maalt hakanud nagu küüned enda poole. Täna ma olen siis jõudnud sinna maale, et ma olen omale ehitanud saunamajja Bitcoini kaevurid, 2 tükki eile panin teise tööle just, mis ongi jälgivad temperatuuri, et kui läheb alla mingi 5 kraadi, siis ta lüütab need järgi kuskil 8 kraadini kütta peale üles. Lihtsalt ma niikuinii pean elektri kütma, siis ma teenin selle eest Bitcoini ka. Väärindan oma sooja Bitcoiniks. Maksab elektriarve ära ja teenib juurde ka. Pole just palju inimesi, kellel on radikad, mis raha toodavad. Kusjuures siuke toode on isegi olemas, ma mingi otsisin. Just selle mõte on see, et ta on sul nagu vaikne, vaat see Bitcoini Antminer, see ikkagi kõrval sa ei taha seista seal. Aga sul on nagu radikas, mis on nagu häält ei tee, annab sooja, toodab Bitcoini. Why not? See on täitsa mõistlik asi, jah. Põhiprobleem on selle, et enamasti selline tehnoloogia maksab palju sel hetkel, kui sa seda nagu osta tahad, ja see tasuvusaeg on ikka mingi aasta või 2, et sa pead nagu ette mõtlema. Aga mees täna alt tuleb lolliks läinud, et ma 2 aastat pean midagi tegema, et see raha tagasi saada. Et see on nagu see, mis paneb nagu pidurit teid. Vist see ka natukene, et see masin lähevad efektiivsemaks järjest, et see sinu 2 aastat tagasi ostetud masin täna enam nii palju ei kaevanda sulle, kui ta võiks, on ju, et seal on tegelikult on see seos olemas sellest kaevandusvõimsusesse, raskusesse hinnas. Et ikkagi sa saad järjest vähem, aga see, kui see hind, täna on 100 000, et see kompenseerib nagu. Sa ikkagi teenid enam-vähem sarnast summat, sõltub, mis su elektri hind on. Kui su elektri hind muidugi Eesti ära läheb, siis see nagu mõjutab palju, Okay. Oleme äkki Kuno juurde praegu, räägi natuke endast ka, et mis sind Bitcoiniga seob või miks sa siin üldse täna? Jah, paneb mõtlema, et miks ma siin olen. Tänud kutsumast tegelikult, et selles mõttes, et mulle meeldib teie suur entusiasm ja selles mõttes ettevõtmine, mis te teete. Algus minul on hästi sarnane tegelikult nagu Lauril Bitcoini osas. Et mulle üks vana lapsepõlve sõber rääkis ka, et kuule selline asi on nagu Bitcoin, ma ei mäletagi, ma arvan, see aeg võis umbes sama alla, mingi 2011. Ja siis ma otsisin kodunt oma mingi läpaka välja, mille ma panin lihtsalt huvi pärast sinna selle tarkvara peale, panin ta kaevama. Ma arvan, et mul ei olnud kannatust nii palju, et ma ilmselt ei saanud sealt ühte Bitcoiniga täis. Et too hetk pean ütlema, et minu jaoks oli täitsa nagu, et mis asi, pole oluline. Ei taha. Ja järgmine nagu kokkupuude oli uuesti tegelikult, kui meil oli see ühine nutikodu ettevõtmine, siis seal samamoodi ostsime ühe äripartneri käest mingi posu Bitcoini, ma nüüd ei mäleta ka, et mulle tundub, et minu nagu maksimum hoiustamine oli korraks 10 Bitcoini. See ei maksnud midagi. Jah, see ei maksnud midagi ja see sai ostetud, ma arvan, hästi tüüpiliselt nagu võib-olla paljud, kes aktsiamaailmas on, et ostad, hind kukub natukene, siis suures hirmus müüd kohe maha. Et minu Bitcoinidega läks samamoodi, et jah, ma küll sain selle ühe Bitcoini seal kuskil nii-öelda skeemitamisega juurde. Selle Lauri Bitcoini. Selle Lauri Bitcoini ma sain kätte kuidagi. Aga laias laastus ma ikkagi müüsin enda Bitcoinid maha, ma ei tea, kas oli ka selle, ma ise mäletan, et suurusjärk mingi 270 oli see ostuhind ja ma arvan, et 250 võis olla see enamike müügihind tol hetkel. Midagi ma hoidma ei jäänud. Aga ma pean ütlema, et too hetk ma ei mõelnud Bitcoinist nagu väga midagi ja nüüd, kui rääkida sellest, et kui erinev on minu ja Lauri nagu mõttemaailm Bitcoini osas, siis ma arvan, et ta ilmselt liiga erinev ei ole. Minu jaoks on Bitcoin selline finantsinstrument, mis on nagu iga teine finantsinstrument, mis on kaubeldav. Et
kui me võtame korraks kõrvale igasugused teised coin'id, mis juurde tehtud on, siis minu jaoks ütleme, et ka need on finantsinstrumendid, aga need on ikkagi tehtud põhimõtteliselt enamik eesmärgiga, et pump and dump põhimõtteliselt, et ajad hinna üles, võtad oma raha välja ja jooksed minema, ongi hästi. Et võib-olla neid, mis päriselt, kus midagi taga on, ongi Bitcoin ja Ethereum ja ausalt täitsa ütlen, et ma tegelikult teisi projekte ei teagi, kes seal nagu päriselt on räägitud kõigest, et hea graafik oli, mida ma eile nägin, oli XRP kohta, et selle kohta minu meelest iga päev tuleb uus uudis välja, et homme on mingi kohtu case läbi ja siis läheb hind kosmosesse ja nii edasi, siis keegi näitas graafikut, et viimased 10 aastat, kui sa ostsid 10 aastat tagasi ja nagu täna hoidsid, siis sa oled nagu täpselt samas kohas. Et seda tüüpi haipi on nagu teistel oluliselt rohkem. Aga minu jaoks see, et Bitcoin on nagu saavutanud nagu sellise konkreetse finantsinstrumendi koha on nagu fakt on see, et on, seal ei ole mõtet vaielda. Ma tean, et Warren Buffett ja ka Eestis paljud nii-öelda finants eestkõnelejad ei taha sellega nagu vägisi nõustuda. Ei saa minu meelest vastu vaielda selles mõttes väga palju, et tegelikult on ikkagi oma nagu kohas. Et kus me äkki erinev oma arvamuses on see, et mina täna ei taha uskuda, et Bitcoinis saab nii-öelda, ühesõnaga, et ta asendaks ära näiteks USA dollari päris. Et ma olen nõus siinkohal ütlema selles mõttes, et kui ta üks hetk teeb seda, siis ma tõstan käe üles, ütlen, et ma eksisin, see ei ole nagu probleem minu jaoks. Aga jah, et USA dollar nagu veel alla läheb ja kõik, ma olen sellega samamoodi nõus. Aga et ta nagu päris valuutaks hakkab, seda ma hetkel ei taha veel uskuda. Aga see, et ta nagu selline vara kasvatamise nagu instrument on, sellega ma olen 100% nõus. Okay. See, kui Bitcoinis saab raha, siis saab fiat raha otsa. Sellega ongi raske harida selle mõttega. Et sul ei ole enam eurot ja dollarit enam. No ütleme jah, et see on see, mida mina nagu vähemalt täna ei taha vastu võtta veel. Lauri on juba siis sealmaal, et mõttega, et ütleme, ma nagu personaalselt olen tegelikult sealmaal, et Bitcoin on vara säilitaja. Et ma võib-olla ka igapäeva käibe vahendina veel ei kujuta ette seda. No siis me oleme selleks on vara veel. Ma olen nagu seal omadega, et ega ma ei taha seda kulutada. Et siis võib-olla siis, kui ütleme nii-öelda teenused ja tooted, mida mina nagu klientidel pakun, ja kui ma sealt saan nagu Bitcoinis, võt siis tekib see ringlus, siis on okei. No täna nagu näed vaeva, otsid, kus sa seda Bitcoini saad, ja siis ära ei taha anda. Väga vaja, siis natukene kuskilt, aga see asja, et ma lähen poest ostan piima Bitcoiniga. No seda ma ei taha täna teha. Aga jah, kui sa igapäev nagu regulaarne rahavoog ongi Bitcoinist tuleb peal, siis tekib ringlus, siis on ringmajandus, siis mõned. Siin Tallinnas on üks pood, kus väidetavalt saab Bitcoiniga maksta. Me käisime Silveriga seal üks kord, läksime sinna kohe, hakkasime küsima, et kas saab Bitcoiniga maksta või siis ta tüdruk, kes seal müüa oli, ta nagu mingi helistas sinna kellelegi ja tükk aega jamas seal. Helistas omanikule ja ütles, et ma ei oska seda. Siin ei ole 1,5 aastat ei ole keegi üritanud isegi maksta Bitcoiniga. Aga see oli vist seal mingi, kuna see olla võis, see oli 2021 sügis minu arust. Või eelmine sügis. See oli eelmine sügis, kui me käisime. Samas vaata, ongi huvitav, et sa rääkisid Michael Saylorist, et tema tegelikult propageerib seda ikkagi, kuigi ta ütleme, ta on ilmselt üks suurimaid Bitcoini mõjutajaid täna tegelikult ka oma nagu esinemiste kõige poole pealt, aga tema propageerib ikkagi seda, et osta ja hoia. Et selles mõttes tema sellest sõltub ilmselt ka ikkagi suhteliselt palju, et kas inimesed nagu mõtlevad selle kulutamise peale või mitte, et kui tema järgi kõnnitakse, siis see strateegia pigem ongi see, et lihtsalt kogudki kokku. Ja ma arvan, see mõte ongi selles, et nii kaua kuni toimub rahatrükk, nii kaua pole mõtet Bitcoini müüa. Tema nagu nägemus ongi see, et siis sa saad vajadusel Bitcoini tagati seal seda fiat raha laenata, kui sul on seda vaja. Aga samas siit ei ole tees kõrval, et kui rahatrükk peaks ära lõppema, siis jällegi see Bitcoini efekt tegelikult hakkaks väiksemaks jääma. Et selles mõttes, et Bitcoini nagu olemuse olulisus sõltubki tegelikult sellest, et kui palju raha trükitakse, et ühtepidi siis see lootus ongi see, et raha trükitaksegi igavesti. Ja osaliselt see on küll nii, jah. Pigem on, ma ei tea, minu seisukohast on nagu pigem on lootus see, et me ükskord saame nagu päris hea raha, mida keegi ei saa lahjendada, et vahet ei olegi tegelikult, kas see on lõpuks
Bitcoin või mingi muu asi, on ju, et aga noh, lihtsalt inimesed nagu moraalselt oleks õige ju, kui meil oleks selline raha, mille suhtes on kõigil täpselt samad reeglid, et ei ole nii, et mingi ladvik prindib kuskil ja kõigepealt annab enda lähikondlastele ja siis lõpuks pudeneb see kuskile allapoole ja siis on selle aja peal on kõik hinnad juba üles läinud, sest et see raha kogus on suurenenud, on ju, et siis nagu eesmärk võikski olla see, et meil on kõigil võrdsetel alustel töötav raha, mida ongi piiratud kogus ja siis vastavalt sellele siis ju, kus saavad päris õiged ausad hinnad välja kujuneda, et jah, Bitcoin on kindlasti kõige ausam raha. Ütleme niimoodi, et no kui meil oleks siiamaani kullal baseeruv rahasüsteem, siis ma arvan, Bitcoini ei oleks loodud, sest seda oleks vaja väga nagu, natuke võib-olla oleks, aga see vajadus digitaliseerimise mõttes, et sa saad nagu digitaalse raha. Jah, see vajadus nagu oleks võib-olla, et kullaga on nagu keeruline seda teha. No see on kindlasti nagu eelis, et kui sul ongi vaja kuhugi minna kiiresti või kanda kiiresti midagi, siis Bitcoin annab selles mõttes selle, et sa saadki tõesti, ma ei tea, kas sa äärmisel juhul võtad oma mälupulga kaasa, vahet ei ole, kui suur kogus sul piltlikult vara seal peal on, et kullaga üks kott on reisiasjad kaasa, teine seljakott on kullakangid, et selline ebamugav ringi joosta. Jah, et selles suhtes võib ju öelda, et kulda saab ka digitaliseerida, et loomegi mingi kullaga tagatud tokeni, aga jah, kulla puhul on jällegi see asi, et me ju ei tea päriselt palju seda kulda seal taga on, et kas see kuld eksisteerib ka, mis väidetakse, et seal on, et sealt tekkiski see kulla probleem ju. See sama fiat. Ja sealt tekkiski fiat kulla tagatis, eks see oleks sama asi ikkagi. No, aga ütleme, siinkohal me tegelikult on välja siis, et mingis mõttes alati jääb see nii-öelda usalduse küsimus tegelikult ja minu selline võib-olla ütleme ainuke murekoht on, ma tegelikult Laurile kopeerisin, ma rääkisin AI-ga natukene sellest Bitcoini potentsiaalist, tegelikult oli hästi huvitav, mis ta välja pakkus, et kui ma küsisin, et kui väike kogus ettevõtteid, ütleme 1% ettevõtteid umbes läheks sama teed, nagu on läinud Michael Saylor ja kui pensionifondid läheksid nagu hästi väikeses osas samamoodi sinna sisse, et mis siis Bitcoini selline nagu miinimum case nagu võiks olla ja siis suhteliselt hästi nagu loogilist arvutustega jõudis ta sinna ikkagi mingisuguse miljonise nii-öelda hinna juurde. Et kui võtta, kui palju pensionifondide käes raha on ja praegu nüüd on Microsoftil on, ma ei tea, ütlen ausalt siis, kui nagu tõsine see on, aga nüüd ma saan aru, et teist korda saab Saylor Microsofti juhatusega kokku, pakub neile välja nii-öelda enda seda strateegiat. Aga et kui sarnased ettevõtted nagu mingi väikse osa oma varadest sinna sisse paneks, see tähendaks tegelikult päris suurt kasvu veel Bitcoinile. Aga see riskikoht, mida ma mõtlen, on see, et mida siis Bitcoin välja tõi, et arvutusvõimsus läheb meil praegu nagu mega kiiresti ülesse ja Bitcoini kõige suurem risk on see 51% võrgust. Ja ütleme, et see mingis mõttes jääb alatiseks, et kas üks hetk see arvutuskiirus läheb kiiremini edasi, kui teiselt poolt see nii-öelda turvalisust jõutakse tagada, et kui keegi nagu teadlikult tahab seda võrku üle võtta, ütleme nii, et ma ei oska öelda, kui nagu tõenäoline see on, aga seda ei saa samas välistada, arvestades, mis tempoga praegu nii-öelda see läheb, et see on minu nagu ainuke, mis ma peas mõtlen, et nagu suurem jama koht, mis võiks olla. Et ei saa öelda, et ta on nagu 100% turvaline. Ei saa jah, selles suhtes küll jah. Aga seal ei olnud mingit case'i, et kui ma ütlen, kui on see 51% rünnak, et siis 49% saab need plokid nagu tõrjuda välja. 49% saab jätkata seda eelmist ahelat. No see vist on ühe korra tekkinud ju, selles mõttes, et Bitcoin on 2 korda. See on isegi mitu korda minust tekkinud. Et ma ei kujuta ette, mis siis, kui näiteks täna juhtuks samasugune asi, et see juhtus nagu Bitcoini alguses ja see läks kuidagi, kas Bitcoin Cash tekkis ühe asjana, mis on rohkem tuntud. Aga nüüd, kui täna juhtuks samasugune asi, et mis see nagu... See ei olnud päris 51% rünnak, mis seal oli. See oli pigem selline konsensuslik rünnak oli seal ja, et seal oli jah, ühesõnaga, et üks osa minereid oli selle poolt, et seda ploki suurust suurendada ja ühesõnaga Bitcoin Cashi pooldajad ja siis teine pool oli siis need, kes ütlesid, et Bitcoini peaks muutma, et see algupärane Bitcoin on õige Bitcoin ja siis seal oli vist, kas äkki see Antminer isegi oli algselt ju selle Bitcoin Cashi pooldajate poole peal üldsegi, aga mõtlengi, et see, et nüüd seda 51% rünnakut läbi viia, et see arvutusvõimsus tõuseb hästi kiiresti, aga siis see eeldab ka seda, et siis lihtsalt see üks pahatahtlik tegelane peaks siis kuidagi enne teisi saama selle kiirema arvutusvõimsuse enda kätte nii-öelda,
võrrelda. Et ma ei tea, kuidas see tänases globaalses maailmas enam võimalik on, et nagu... Ja seal on ju see, et kui sa ütleme, mis meil täna on see 800 exahash'i või? Umbes sealkandis, jah. Kui sa paned nagu 900 juurde, siis lihtsalt sul on suurem tõenäosus järgmist plokki saada. See ei garanteeri sul mitte midagi. No, sa saad... See on nagu loterii selles mõttes, et kõik, kes on minerid, iga üks võib selle ploki õiguse leida või saada. See, et sul on rohkem võimsust, see ei taga sulle, et sa nüüd said nüüd. Sa saad sellega võrku mõjutada, jah, on ju, et siis sa paned selle, ilmselgelt sa kulutad ikkagi meeletult energiat selleks, sul järelikult peab väga-väga palju kapitali olema ja siis sa hakkad näiteks tühjasid blokke tootma, et sa tõrjud kõik tehingud blokkidest välja, et toodad tühjasid blokke, et siis tähendab seda, et kasutajate jaoks see võrk on sisuliselt kasutu asi, sest sa ei saa tehinguid teha, sest et kaevandaja ei lase su tehingut blokki, on ju. Aga seda teha nagu, et mis point sellel on tegelikult, et sa siis üritadki sellega seda võrk ära tappa, siis ma saan aru. Ja ma arvan, et... Ainuke eesmärk siis, kui sul on see võrk ära tappa, et siis võib-olla proovida läbi selle seda teha, aga näiteks teised variandid, mis sa selle 51% rünnakuga saad teha, on ju see, et sa, ma ei tea, kerid mingit tehingut tagasi, ütled, et kandsid eile kellegile 1000 bitcoini või ütleme, kannad kellegile 1000 bitcoini ja siis kaevandad uued plokid, kus seda tehingut ei juhtunud nii-öelda, aga siis see tähendab seda, et sa pead nagu kaevandama ühe ploki ja sinna otsa veel blokke, et siis sinu ahel on pikem kui teiste kaevandajate ahel ja siis sa nii-öelda, siis jääb sinu ahel peale, aga see võit on samas siiski nii väike, et kui nüüd see välja tuleb, siis ju inimesed näevad, et võrk on rünnatud, et see võrk ei toimi enam, siis kõik hakkavad münte müüma, mis tähendab, et hind tuleb alla, siis sul ei ole nendest 1000 bitcoinist enam midagi kasu, mis sa võitsid selle tehinguga, on ju, et No eks ma ise arvan, et ta on lihtsalt üks potentsiaalne risk, millega nagu iga tegelikult ükskõik mis finantstegevus, mis sa teed, sa selles mõttes, et pead teadvustama seda, et selles mõttes, et kui suur või kui väike ta on, see on nagu siis igaühe välja selgitada ilmselt, aga midagi, mida nagu tuleks lihtsalt arvestada. Jah, seda küll, et jah, ma olen ka mõelnud selle peale, et näiteks, et kui peaks kogu see kaevandamise business ja kõik see pool peaks ütlema riigistatama, et näiteks ongi USA võtab kõik, kes seal koha peal mingid founderid ja kõik, kes seal marad, kõik, kes seal suuremad kaevandajad on, et need ühesõnaga riigistatakse, et siis on justkui riigi käes see asi ja siis saab riik kontrollida, et mis tehingud üldse blokkidesse lähevad, on ju, et siis ta saab hakata sanktsioneerima selle, et sa oled, me ei tea, ostsid Silk Roadist ostsid narkootikume ja sinu tehinguid me enam ei lase üldse blokkidesse ja nii on ju, et siis et see on küll nagu, see on minu jaoks üks murekoht natukene, et kui selline asi peaks juhtuma, aga samal ajal ongi, teisel pool on vastas, on ju, Hiinad, Venemaa, teised suured kaevandajariigid, kellel on omad huvid, et ja siis nad võistlevad nii-öelda need blokkide kaevandamisega ja siis on see, et kui USA ei lase oma blokkidesse sinu tehinguid, siis Venemaa või keegi laseb, on ju, et siis lõpuks see tehingud ikkagi lähevad läbi, et nagu... Aga samas, mis te sellest arvate, et praegu vist võistlevad nii-öelda omavahel nagu kaks kõige suuremat Bitcoini hoidjat on BlackRock ja ongi Michael Saylor. Et ma ei tea, palju neil kahe peale kokku on? No Sayloril on 400 000, on ju, viimase info järgi. Sama vist. No BlackRockil on suurusjärgus sama, kas äkki... BlackRocki Bitcoin ei ole BlackRocki oma, vaid nad hoiavad seda, et iga üks võib sealt umbes homme oma Bitcoin välja võtta. See on jah, BlackRocki investorite raha ikkagi, jah. Et aga ütleme, et nendel kahe peale kokku, ilmselt varsti on neil see 1 miljon täis või rohkemgi, et 5% siis roughly nii-öelda kogusest, et kui palju nemad suudavad, selles seda ei ole mõtet nagu isegi tagasi lükata, et BlackRock on market maker, nemad nagu teevad turu peal, ma ise tegelen aktsiatega iga päev, et see on näha, et ilmselgelt toimub selline ametlik nii-öelda turu mõjutamine, et neil üha rohkem tekib võimalust tegelikult turgu mõjutada, et see oli vaata üks asi, mis oli alguses nagu Bitcoini puhul lootus, et keegi ei saa sellist asja teha, aga täna tegelikult kaks tegelast on kindlasti, kes juba saavad seda teha. Et selles mõttes see on natukene jälle muutunud. No seal on, Bitcoini puhul ikkagi me räägime pakkumise nõudluse suhe, on ju. Et kui väga palju Bitcoini tuleb järsku turule, siis ja nõudlust taga ei ole, siis hind langeb. See on nagu aus turg selle mõtte. Kui BlackRock otsustab nüüd 100 000 Bitcoini ära müüa, siis ostetakse see kokku lihtsalt võib-olla madalama hinnaga.
No seal on lihtsalt see, et jah, et BlackRock ei saa nüüd võtta, et panna market sell, BlackRock saab lihtsalt tekitada narratiivi enda investorite seas, et näiteks tuua mingi, ma ei tea, investoritele saata kiri laiali, et kuule, et see Bitcoin ei ole õige asi, et müüge ära, vaata, et siis, et umbes selle läbi kuidagi mõjutada seda, aga ta saab ise näiteks kas teatud nagu hinna viia teatud tasemele ja osta sealt tasemelt kas juurde või siis müüa just selles mõttes, et need on need asjad, mida tegelikult ta saab teha ja ma ei tea, kas te olete näinud seda, kus algusaegadel, kus BlackRocki juht nii-öelda veel ei olnud Bitcoini pooldaja ja ütles, et kõik, kes minu ettevõttes Bitcoiniga tegelevad, need peaks lahti laskma ja siis hiljem tuli, et ta samal perioodil tegelikult peale seda uudist nagu ostis Bitcoini kokku täiega. Kas see ongi? Et Jamie Dimon on samasugune vend. Peter Schiff ka? Näiteks Peter Schiff ostab. Ei tea. Ma arvan, et tal on. No ma arvan, nende jaoks päeva lõpuks on tegelikult üks asi. Lihtsalt kuidas tekitada rohkem vara endale ja neil nagu, ma arvan isegi Bitcoinist kui sellisest nagu ei ole sooja ega külma otseselt, vaid nad näevad, et nende jaoks on see üks väga hea võimalus, kus teenida raha. Ma arvan, et enamus inimesi teaks, kes Peter Schiff on, kui ta ei oleks Bitcoini karu nii-öelda. Tänu sellele, et ta kogu aeg sellest plärab on ja siis on ta vaata jälle tema, kõik teavad ja kõik tunnevad. Meiega räägime siin nüüd temast. Ta on kõva marketingi tänu sellele. Jah, eks see muidugi BlackRocki jaoks on põhiline on ikkagi see, et palju tema sealt teenib lihtsalt, on ju, et aga noh, praegu on narratiiv ikkagi tema kasuks see, et ta peab olema pull, et nagu, et raha tuleks rohkem tema fondi sisse, sest tema korjab ju selle fondi tasu pealt. No. Aga selles mõttes, et ta teenib mõlemal juhul, selles mõttes, et kui ostetakse või müüakse, et ma ütlen, selles mõttes on see nagu geniaalne nende jaoks, et neil ei ole vahet. Hoidmise pealt teenivad ju varahaldurid on nad. Jah, et no Larry Fink kindlasti ei mõtle selle tehnoloogia peale nii väga seal taga, et pigem on see lihtsalt üks varaklass ja see on väga populaarne varaklass ja kui tema saab sealt koore võtta, siis ta võtab selle lihtsalt. Nii on. Et jah. See pilt oli päris hea, kus on see kulla ETF-ide ajalugu ja siis Bitcoini esimene aasta. See on umbes kõik kulla aastad üle löönud juba, aga aasta pole veel täis. Ma ei olegi neid seda. See oli ta vist üldse mitte ainult kulla ei löönud üle, aga kõige populaarsem ETF olnud. Kõige kiiremini kasvanud ja kõik need milestone'id, mitme miljardini, ma ei tea, palju seal juba praegu on 30-40 miljardit. Üks asi, ma ei tea, kas seal seda arvestati, et kui palju nagu täna rohkem raha on versus siis, vaata. Et selles mõttes ei saa nagu üks ühele päris võrrelda, et tol hetkel oli, kui keegi ka, ma olen vaadanud, et kui keegi maailma edukamad kauplejad, kes seal 80-ndatel ja niimoodi tegid omal portfelli mingisugune 100 milli, siis täna on see hoopis midagi muud, oleks samas vääringus. Rahatrükk. Jah, aga ma mõtlen, kui küsida nagu, et kui suur risk see nüüd on, et Sailori hoiab seal 400 000 ja BlackRock 500 000 coin'i, et siis ma arvan, et see ei ole väga suur risk selles suhtes, et ainuke, mis nad saavadki teha, on seda hinda mõjutada on ju, ja coin'e müüa, aga alati on inimesed, kes need coin'id ära ostavad lõppude lõpuks ikkagi, et nagu ma ei usu, et selles mingi suur probleem on, et eks seal mingi lühiajalisi hinnamõjutusi saab teha, aga lõpuks on ju ikkagi 21 miljonit Bitcoini ja maksid nagu mina või Lauri ostame ikka iga päev. Samas, kui palju, jällegi see on Sailori risk nii-öelda, et ma ei tea, palju tema Bitcoini keskmine hind praegu on? 58 000. Mis on tegelikult päris hea selles mõttes, et praegust turuhinda arvestades, aga tema nagu risk näiteks on see, et kui hind, mis ei ole välistatud tegelikult, et mis iganes põhjusel ajutiselt võib Bitcoini hind joosta alla, ta on suhteliselt volatiilne ikkagi. Et mis hetkel temal tuleb vastu see, et kui ta on ju võtnud laenu selleks, et osta Bitcoini, aga kui Bitcoini hind nüüd alla läheb, et mis hetkel ta peab võib-olla midagi hakkama rahaks tegema. Et tal ühtepidi võib nagu päris korralik lumepall hakata veerema. No tal on see hea asi, et ta on null intressiga saanud nii palju laenu võtta. Et tal enamus laen, mis ta on võtnud, on ju, ta ei intressikulu peaaegu ei olegi. Aga ma mõtlen just siis, kui see nagu, ta tagab seda Bitcoiniga, aga kui Bitcoin enam ei taga seda mingi hetk, et kui nagu agressiivsed tema need laenuandjad on, kes ütlevad, et aga nüüd me tahame oma raha saada kohe, et selles mõttes, et see on nagu ikkagi risk tal olemas. No tal on ju enamus on need mingisugune convertible note, mis ma saan aru tähendab seda, et need, kes talle laenu annavad, need saavad selle nii-öelda selle võlakirja ja nad saavad hiljem need siis vahetada need ettevõtte osakute vastu need nii-öelda need võlakirja. Ja, aga mõtlengi, aga risk tal tekibki siis, et kui ütleme mingi tsükkel tuleb, kus Bitcoin hind nii-öelda taandub alla jälle, oletame, et ta taandub sinna 50 000 juurde, siis tulevad võlausaldajad, ütlevad, et me andsime sulle nii-öelda
et sinu Bitcoin pidi olema väärt vähemalt 59, täna ta on 50, et sa pead meile selle nagu, noh, sama nagu kodu, kui sul maja väärtus langeb, pank ütleb, et sa pead lisatagatist andma, sellepärast et sa ei kata ära seda kuidagi. Et see on tema tegelikult, ma ütleks, päris suur risk, et kas ta nagu suudaks selle üle elada või ei suudaks, kui see nagu ütleme, Bitcoin läheb pooleks aastaks sinna alla. Aga mulle tundub, et ega tal ju tegelikkuses see võlg ei ole otseselt Bitcoiniga tagatud, see on pigem ta ettevõttega. Aga ettevõtte väärtus kukub kohe alla, kui Bitcoin kukub alla, et see ongi selles mõttes, see ongi üks nagu paras lumepall. No see on jah, siuke teoreetiliselt saab mõelda. No siin tegelikult siis, kui Bitcoinid viimane see low oli seal 16 000, 15 000 juurde kukkus, siis ju ka kriitikud kõik kargasid ühelt alalt teisele, et Sailor umbes tuleb kohe margin call ja kohe peab kõik müüki panema, aga tegelikult mitte midagi sellist ei juhtunud, et noh. Vot seda, noh, ütleme, huvitav oleks teada, et ma ei tea, kui hapu tal oli, et no ma arvan, et ta on nagu ülitark mees, et selles mõttes ta võis selle asja nagu kas tänu enda resümeele või nii-öelda sellele ära lahendada. Aga lihtsalt huvitavaks teada, et kui keeruliseks tal see olukord läks tegelikult. Noh, täna ma ei tea, Euribori teema paljudel ettevõtjatel ju tegelikult on täpselt sama asi, et ettevõtted lähevadki praegu vaikselt hingusele, sellepärast, et nad lihtsalt ei suuda enam seda nii pikka kõrgel olnud Euribori teenindada, et aga ühesõnaga täpselt ei tea selles mõttes, aga see lihtsalt, mis ma näen tema nagu selle mudeli puhul sellist riski kohta. Aga kes ei riski jälle, see noh, võibki ju rääkida igasugustest riskidest, aga kui see ei tee päeva lõpuks midagi, siis et ta on igal juhul no ju saavutanud või teinud midagi täiesti teistsugust, et selles mõttes ei ole midagi eks ta on selles suhtes nagu nii magus koha peal ka, et mõtlengi, et tal on see oma soetusmaksumus on juba nii madal, vaata, et siis tal on seda ruumi laveerida päris palju tegelikkuses, et noh. Ma praegu kiiruga vaatasin, me leidnud üles, aga minu arust see Sailor, mis iganes see tracker on, mis jälgib, minu arust ta selle 16 000 ajal ostis juurde muudki. Et tal ei olnud nagu seda, et ta ei teinud midagi. Ei müünud, vaid ta ostis kogu aeg, ta on nagu stabiilselt, ta on mingi 40 korda vist ostnud viimase 4 aasta jooksul. Ja viimase 6 aja jooksul. No tal mulle tundub, et ükskõik, mis tal nagu vaba raha tekib, ta nagu lihtsalt tuimalt ostab, et noh, ta on ikkagi nii tugev propageerija selles, et lihtsalt osta ja hoia ja vahet ei ole, mis saab. Tema tahab ju Bitcoini panka teha. See on nagu ultimate goal. Ma ei olegi kuulnud sellest. Ei, ta kuskil ütles selle, et see on nagu see MicroStrategy on nagu Bitcoin Bank. Okei, siis ta liigub õiges suunas. Et siis sul peabki olema see päris nagu tagatis, mitte et see ei ole fractional reserve. Jah. Me vist sinuga korraks rääkisime ka sellest, et vaatasime, kui palju MicroStrategy tänane väärtus oli, see oli 100 miljardit umbes. 100 miljardit. Umbes seal käis, jah. Aga ütleme, et päris nagu tubli tempo on kasvanud ja noh, mis see umbes 3 triljonit või mis see Nvidia pluss miinus on kuskil seal kohas, et kasvuruumi. Ütleme, et täna tegelikult kasvuruumi on, aga arvestades kõike, mis tundub, et võib juhtuda, ütleks, et võib ilmselt seal top 5 olla küll mingi hetk varsti. Tõenäoliselt küll, jah. Ma usun ka seda, et ta sinnapoole sihib ja et järgneva mingi 10 aasta jooksul ta sinna jõuab kuskile top 10-sse julgesti. Nagu ma aru saan, on juba Nasdaqi top 100 on seal 50 hulgas äkki. Nagu ma aru saan, siis tegelikult nad ju arendavad mingisugust Bitcoini platvormi või mingit asja, ta on kuskil seda rääkinud välja, et MicroStrategy on nüüd Bitcoin Development Company, midagi nad arendavad sinna mingi tooteid ka peale. No veel ei ole välja toodud, aga kunagi ta ju natuke demonstreerisid seal selle mingisuguse teise tegelasega juhatusest, keegi, kes ühesõnaga seal igapäevaselt töötab MicroStrategy, siis nagu näitasid seda oma Lightningu platvormi, et põhimõtteliselt kõikide töötajate emaili aadressid on nagu Lightning aadressid, kuhu saab saata siis satoshisid ja siis neil oli vist plaan see, et näiteks kui nad teevad koosolekuid või mingisugused nii-öelda bounty'd tekivad neil töö juures, et mingi probleem on vaja lahendada, kes selle lahendab, siis saab nagu plaks satoshisid omale emaili aadressile kohe, et ploki jauina endale. Nagu mingit sellist asja nad töötasid välja, sellest ei ole nüüd tükk aega midagi kuulda, see oli juba, ma arvan, mingi 2-3 aastat tagasi, kui nad juba sellest rääkisid ja demonstreerisid isegi, siis see platvorm juba toimis ja siis oli üldse see Lightning oli natuke rohkem kuumem teema, kui ta praegu on olnud, on ju, et siis ju spekuleeriti ka, et nagu, et mis näiteks Google võiks teha, et kui me teemeks kõik emaili aadressid Lightningu aadressiks, ehk sa saad võtta oma emaili aadressile, võtad emaile vastu, aga samal ajal sa saad ka Bitcoini vastu võtta oma emaili aadressile, et nagu
et kui palju siis see nagu kasutajaskond suureneks Bitcoinil ja nagu kui kiiresti me siis lähemale liiguksime sellele, et Bitcoin võiks olla ka maksevahend, et kui palju lihtsamaks see elu teeks paljudel inimestel, et see on nagu huvitav et millega see Sailor lõpuks sealt välja tuleb ja mis neil seal taustal tegelikult küpseb, et eks aastad näitavad. Aga tuleks natuke alguse poole tagasi. Ma tahaks tegelikult natuke Kuno käest küsida ka, et millega sa muidu igapäevaselt tegeled? No ma astun ka sammu tagasi korra, et ma olen selles mõttes, et iseloomult hästi hunt kriimsilm, et ma mingi hetk avastasin, et ma olen seda tüüp, et mulle ei meeldi nagu ühte asja väga pikalt teha, siis ma olen umbes iga 6 aasta tagant vahetanud, mida ma teen. Et ma alustasin IT-valdkonnas, nagu võib-olla paljud IT-inimesed alguses, et arvutid ja printerid ja hooldus, sealt ma liikusin edasi serverite peale, siis serverite tarkvara peale. Siis tuli hull idee elutoas istudes, nagu siin garaažides alustatakse ärisid ja nii edasi, et ma mäletan kusjuures seda hetke suhteliselt hästi, et me Lauriga chattisime, toll ajal oli vist see Microsofti Messenger. Ma arvan, et selles MSN Messengeris, et mul Tartus üks tuttav tegi endale kodu ja pani sinna sisse mingi automaatika. Ja siis lihtsalt hakkasime Lauriga rääkima sellest, et selline asi ja tundub kuidagi huvitav ja mul endal ka just oli naisega abiellunud kodu saanud, et siia võiks ka midagi teha ja siis leidsime guugeldades mingi toote ja mõtlesime, et vahet ei ole, äge on. Proovime ja siis hakkasime Eesti esindajaks, ma mõtlen, kirjutasime sinna Poola kontorisse, et me oleme mingid suured, uhked, mingid nutikodu tegelased ja saime selle esindusõiguse Eesti peale, ühesõnaga sealt hakkas selline esimene nagu suurem ettevõtlus nii-öelda asi pihta. Et tegime seda nutikodu, mina läksin välja sealt mingisugune 5 aastat hiljem, siis kutsuti mind tööle ühte Eesti suurde gruppi, täna on Forus Grupi nime all, et seal ma sain nii-öelda oma ettevõtlussoont edasi kasvatada, et grupis ma olin huvitavas kohas, et ma sain nagu teatud nagu probleeme lahendada, sellised väiksemaid ettevõtmisi juhtida seal, et seal grupis ma olin ka 6 aastat, aga siis paralleelselt kui me olime nutikoduga tegelenud, siis üks asi, mis kogu aeg silma hakkas, et need inimesed, kes nagu teenivad rohkem raha, need tegelevad kuidagi kinnisvaragast, et kui me käisime neid nutikodusid paigaldamas, siis sa nägid nagu, ma arvan, et me nägime ikkagi nagu sadu ja sadu, ma arvan, et see isegi mingi 500 erinevat kodu või mingit kinnisvaraarendust, kus me läbi käisime. Ja siis sealt lihtsalt hakkas see kinnisvara hullult tõmbama. Siis ma hüppasin nagu pea ees natukene vette, et ühes kesklinna kinnisvaraarenduses võtsin endale ühe korteri broneerisin ära. Aga ma olen selline hästi rahutu hing, et minu jaoks ma nagu ei mõtle väga palju ette, mis on nagu selline pluss ja miinus korraga, et tegin selle võlli ära, et üks korter, aga see oli nagu, et igav, mis nüüd, et mingi aasta aega vaja oodata, et kuni valmis saab. Siis ma otsisin endale ühe tuttava välja, ütlesin, kuule, nii äge arendus, et võtame terve korruse sealt ära. Aga seda finantsi, et neid lõpuks välja osta, seda ei olnud, aga lihtsalt oli see, et see võll ära teha. Siis me võtsime sama korruse peal, kus me ühe olime võtnud, võtsime kõik teised korterid ära. Tehtud, siis mul oli jälle nii, et nii, mis nüüd, igav. Siis ma otsisin veel ühe investori endale, kuna mul tolleks hetkeks oli otsas ka vahendid, et seda sissemakset teha. Otsin ühe investori, kelle ma ütlesin, et ma organiseerin meile head hinnad, teen kogu sebimise nii-öelda ära, et võtame samas arenduses veel ühe korruse ära. Ja siis oligi niimoodi, et lõpuks oli 8 korterit nii-öelda kokku, kus ma olin osanik. Aga erinevate asjade käigul need mõlemad investorid tahtsid mingi hetk välja astuda ja siis kokkulepe oli selline, et mõlemad võtsid siis kummastki nagu portfellist ühe korteri endale, ehk mina jäin päeva lõpuks 6 korteriga, milleks mul nagu vahendid ei olnud, et neid kuidagi välja osta, aga selles mõttes, et probleemid on selleks, et neid lahendada. Ja läksin Estate Gurusse, Estate Guruga nii-öelda finantseerisin need kõik korterid ära. Nende loogika on see, et sa saad aastaks ajaks endale raha, aasta pärast pead tagasi maksma raha pluss siis 10% umbes intressi. Siis ma sain need korterid välja osta, panin üüri ja ajaga võidujooks oli piltlikult see, et ma pidin vähemalt aasta aega neid üüris hoidma, et siis pank vaataks arvestaks seda kui mingit ärilist ettevõtmist. Aga reaalselt läks niimoodi, et kui ma võtsin LHV pangaga ühendust, siis mul oli aega vist mingisugune 1,5 kuud selle hetkeni, et
estate gurule kogu raha tagasi maksta. Ja see oli aasta lõpp ja mäletan, et notarid väga ei olnud siis ja mis oli LHV poolt hästi hea nagu lükke oli see, et see haldur ütles sealt, et kuule, et mis iganes vastust komitest tuleb, ma panen notari aja juba kinni ära. Ja siis see ainuke notari aeg, mis me saime, oli kas 2 või 3 päeva enne seda estate guru nagu deadline'i. Et ütleme sellised päris rahutud jõuluajad olid mul, aga see komitee ütles jah ja ma sain oma nii-öelda selle estate guru raha ära maksta ja LHV ettevõtte laenu peale kõik refinnida ja siis oli see nagu tavaline selline kinnisvaraportfell. Aga sealt nüüd, kui see praegune nii-öelda majanduskrahh meil juhtus, siis mul oli sügav nagu selline sisetunne juba, et midagi peab juhtuma ja kui õppida eelmistest kriisidest, siis Euribor läheb üles ja ma tegin kiire arvutus, et kui Euribor üles läheb, siis ma peaks päris pika perioodi jooksul sellele portfellile nagu midagi juurde maksma. Ja ma sain ta ühele investorile maha müüa, ma arvan, et umbes 6 aega enne seda, kui kõik kokku kukkus. Et minu jaoks oli see selline, ikkagi minu nagu aasta tehing tegelikult. Mõtlen nüüd seda COVID-i crash'i või millist? Ütleme, COVID-iga tuli meil ju tegelikult ka rahatrükk selles mõttes, et siis läks nagu heaks. Aga peale seda oli mul tunne, et nüüd nagu juhtub midagi veel. Ja siis ma müüsin maha nad. Sain sealt nii-öelda omajagu vaba raha ja lihtsalt siis hakkasin seda kõike edasi keerutama. Aga ütleme, kuhu ma täna jõudnud olen, on see, et mul on kogu aeg kuklas olnud, et ma tahaks osata teha aktsiaturu peal midagi. Ja siis, kui ma need korterid maha müüsin, ma olin ka töö juures siis seal grupis veel. Ma olin nagu päris korralikult kokku jooksnud tegelikult, et sellist koormust oli päris palju. Ma tundsin, et ma tahan kõrvale astuda sellisest korporatiivmaailmast. Ja kõik asjad mängisid hästi kokku, et ma sain portfelli maha müüa, ma sain sealt rahulikult ära tulla ilma muretsemata, et mis ma nüüd tegema pean. Ja siis ma hakkasin õppima nii-öelda aktsiamaailma. Siis ma kulutasin esimese aasta ainult õppimise peale. Ja kuna üks asi, mis seal öeldakse, on see, et 95% kaotavad raha. Ja siis ma mõtlesingi, et ma alustan teistpidi, et ma kõigepealt ainult õpin ja siis panen oma raha sinna sisse. Ja nüüd eelmine aasta oli esimene poolik aasta, kui ma hakkasin kauplema ja nüüd see aasta siis on nagu terve aasta, kus ma kaubelnud olen. Ühesõnaga, et ma olen 1,5 aastat kaubelnud ja ei ole raha kaotanud. Et ma esimesel aastal nii-öelda juba olin omadega plussis, see aasta ma olen plussis ja ma edestan, ma ei tea, SP500 indeksit, mis minu jaoks on nagu väga hea. Ma ei arvesta sinna juurde, et peaks Bitcoinile selles mõttes nii-öelda nii palju au andma, et ma olen 2 aastat järjest Bitcoiniga 100% teinud. Aga ma seda nagu ei pane nagu kauplemisi siis, sest et see on lihtsalt, ma olen ostnud nii-öelda õigel hetkel ja mingit müünud. Ja, aga ütleme, et minu jaoks nagu olulisem oskus või teadmine on see, et ma näen, et ma täna oskan finantsturu peal, ma ei tee päevakauplemist, ma teen seda, kutsutakse swing treidimiseks, ehk ma ütleme, perioodid on sellised nädalad või kuud, kus ma hoian positsioone. Et ma oskan seal raha teenida, et see oskus on minu jaoks see, mida ma tahtsin saavutada, et piltlikult, kui midagi ämbrisse läheb, mul on vaja läpakat, mul on vaja natukene raha ja ma suudan endale nii-öelda elatist teenida ja vahet ei ole, kus kohas ma maailmas olen. Et minu jaoks oli tegelikult see väljakutse. Et öeldakse, et enamik ei suuda, aga minu nagu usk inimvõimetesse on selles mõttes selline, et mis mõttes, et kui on keegi, kes suudab, siis ma pean ka suutma. Kas sa nagu positsioone sa võtad ainult siis ostupoole peal või sa müüd ka nii-öelda shortid? Täna ma lühikeseks ei müü, võib-olla kunagi hakkan, aga seda ainult sellepärast, et ma tahtsin ühe poole nii-öelda hästi selgeks saada. Et lihtsalt kohe hakata kõik erinevad asju proovima, seda infot on võib-olla natukene liiga palju. Et ma tahtsin ostupoole kõigepealt nagu võimalikult hästi selgeks saada, siis hakata, ütleme, shortimise poole peal on natukene minu jaoks selline moraalne dilemma võib-olla, et mingis mõttes shortimine tähendab seda, et ma eeldan, et sellel firmal läheb halvasti. Et jah, nagu tahaks, et tal läheks halvasti. Piltlikult ma tahaks, et tal läheks halvasti, sellepärast, et mina nii-öelda võidan sellest, et seal on nagu see pool natukene, kuigi sageli nagu reaalsus on see, et kas nüüd Microsofti aktsia või Apple'i aktsia kukub allapoole mingi määra, see nende äritegevust mitte kuidagi mõjuta, et kui nad on kasumlikud edasi, nad müüvad oma telefoni edasi, ei ole nagu vahet, aga kui me võtame näiteks selle, jälle väga huvitav, mis juhtus, oli GameStop, mida ilmselt teate, et see aktsia pani nagu meeletult taevasse, aga üks nagu põhjus oli tegelikult see, et olid fondid, kes panustasid, et GameStop läheb pankrotti. Et selles mõttes, et nemad nagu teadlikult
tahtsid sellele ettevõttele surma laias laastus. Ja siis oli hästi palju internetis nii-öelda aktiviste, tegelikult algas see nii-öelda ühest tegelasest pihta, kes ütles, et mis mõttes, et nemad tahavad, et läheks halvasti, ei, me tahame, et läheks hästi ja nad tegid nii palju nagu meediakajastust päeva lõpuks selle ümber, et see aktsia tõusis taevasse, see fond, kes siis esialgu panustas, et neil läheb halvasti, need pidid oma positsiooni päris korraliku lossiga kinni panema, et sellest dokumentaalis, mis selle kohta tulnud on, seal oli ka nii, et see aktivist nii-öelda tuleb koju, naine küsib, et palju me teenisime täna, siis ma mäletan, tema vist ütles mingi 1 miljon, palju me eile teenisime, 1 miljon. Ja siis näitas samal ajal nii-öelda, eks seal natuke on Hollywoodiga ilmselt juures, aga näitas seda nii-öelda fondi, et palju me täna kaotasime, 1 miljardi, palju me eile kaotasime, 1 miljardi. Et ühesõnaga selle shortimisega on mul selline ei ole veel kindel, sest tegelikult võimalusi ostu koha peal on väga palju, et üks arvamus on see, et aktsiad ei liigu ju nagu nii palju, aga minu eelmisel kuul ma sain 2 positsiooni, mis tõusid mõlemad 50% umbes 3 päevaga, et selles mõttes ei saa öelda, et seal nagu ei toimu mitte midagi. Aga nagu seda riski ei karda, et kuna sa oled kogu aeg ostu poole pealt, tuleb üks hetk selline nagu, ma ei tea, nagu COVID-i ajal mingi crash on ja siis püütakse kõik su aastatega teenitud teistpidi minema nagu. No ütleme, et ma saan, kõige ausam on öelda, et ma saan öelda osaliselt nagu teoorias, aga tegelikult ma eelmine aasta käisin selle õppetunni läbi, kus ma andsin nagu päris korralik osa teenitud rahast tagasi turu pöördumisel. Aga see oli vajalik kogemus, et ma oskaks täna käituda teistmoodi. Aga ma võin öelda, et kauplemise juures nagu number 1 asi on tegelikult riskihaldus. Ja minu tänane nagu maksimaalne kaotus ühe positsiooni korral on 0,3% portfellist. Okay. Et ja erinevad reeglid sinna juurde, et ühe päeva jooksul ma ei sisene rohkem kui 2 tehingusse, et kui mul 2 tehingut ämbrisse lähevad, siis ma olen kaotanud 0,6% portfellist. Ja näiteks see aasta ma olen teinud umbes 250 treidi ja kuskil 60-70% on kaotused, mis ongi selles nagu psühholoogiliselt võib-olla kõige raskem selles kauplemises. Aga kuna need 60-70% on 0,3% ja need ülejäänud on selline 5%, 10% nii-öelda sellises suuruses, siis ühesõnaga see väike osa võitu mängib nii palju selle kaotuse üle, et see ongi okei. Okay. Milline see portfelli struktuur siis välja näeb? Põhiliselt on kõik aktsiad või kuhu, sa mainisid ka Bitcoini, kuhu Bitcoin seal sobitub sulle üldse või? Ütleme, täna hetkel on aktsiad, et ütleme laias laastus ma hoian endal umbes maksimaalselt 10 tehingut, et 10% panen ühte, üritan, ütleme, et minimaalselt 5-10% ühte tehingusse ja kui läheb väga hästi, siis selline kuskil maksimaalselt 25% ühte tehingusse ja üritan ühesõnaga lihtsalt kogu aeg keerutada, et oligi, kui ma sain selle 3 päeva jooksul üks positsioon tõusis 50%, mul tuli signaal, et ma pean sealt väljuma, võtan selle raha välja ja otsin juba järgmisi asju. Et see ongi selle nagu kauplemise, miks seal on võimalik saavutada selliseid suuremaid nii-öelda tootlusi, ongi see, et sa lihtsalt keerutad seda sama raha kogu aeg ringi. Et kui mingi asi liigub sul külg ees, siis see lihtsalt signaal tuleb, sa lähed välja, sealt otsid järgmist asja, mis parasjagu liigub. Ja Bitcoini, mul on jälle dilemma sellega, et kauplemise koha pealt näiteks ma ei julge Bitcoini ise hoida a la Binance'is, sest et minu jaoks see Binance'i omanik on selline shady tegelane natukene, et mida ta päeva lõpuks otsustab või teeb või mis sanktsioonid talle peale pannakse, ma ei tea. Cold Walletis kaubelda on jube keeruline selles mõttes, et ma pean teinekord otsuseid tegema kiiresti. Ja siis, kus ma hoidsingi raha, ma hoidsin LHV-s, sellepärast, et LHV-s neil on kindlustus. See oli, ütleme, et minu jaoks oli nagu piisavad argumendid, et neil oli, ma peast ei mäleta, kas oli 10 milli või 100 milli oli, mis see kindlustus oli, et kui midagi juhtub, siis nad nii-öelda katavad. Kattis su portfelli ära või? Nii piil ma nabin, jah. Et kindlustus oli ja ma sain seal ühesõnaga nagu rahulikumalt öösel maganud, et kus kohas mu rahad on. Kindlasti ma ei ütle nüüd seda, et teised kohad on need, kus ei peaks hoidma või tohiks, aga lihtsalt minu jaoks tol hetkel oli see piisavalt nagu turvaline koht. No Bitcoinis on nagu siis samamoodi hüppad sisse, hüppad välja kogu aeg, et sul nagu mingid püsivad stacki sa endale ei kogu nagu siin? Ei ole täna kogunud, aga ausalt ütlen, et lihtsalt nagu huvi pärast ma olen mõelnud, et nüüd nagu võiks strateegiliselt lihtsalt hakata midagi tegema, aga ma ütlen, et ma teen seda, kuna ma näen, et ma
ütleme, et mulle tundub, et nüüd pikas perspektiivis ma suudan aktsiakauplemisega nagu vara kasvatada kiiremini, kui Bitcoin kasvab. No sa mainisid, et sa lööd SP500, aga sa Bitcoini ka reaalselt lööd aasta lõikes. No selles mõttes, et Bitcoin iseendaga, selles mõttes, et ma olen täna teinud nagu 2 aastat järjest 100% Bitcoiniga, aktsiatega ma veel ei ole teinud seda, aga ma näen, et nagu nüüd täna viimased mingisugused kvartalid, millises suunas ma olen, kui ma nagu samamoodi oskan jätkata ja ma ei näe nagu põhjust, kui turg samamoodi käitub, et ma ei näe põhjust, et ma nagu ei peaks seda suutma, siis ma löön Bitcoini. Aga ma ütlen, äkki kunagi tulevikus järgmises podcastis saame rääkida seda, kas ma tulen õnnetu näoga tagasi või mitte. Ma just täna vaatasin seda numbrit, et viimase 5 aasta Bitcoini tootlus on aasta keskmine, see kumulatiivne, kuidas see öeldakse, aasta keskmine tootlus on 65%. Ütleme, minu eesmärk on, mida jällegi on väga, kuidas öelda, on nagu sadu inimesi, kes seda on teinud. Niimoodi, et nad teevad aktsiaturu peal üle 10 aasta perioodi jooksul 100+% aastas. Et selles mõttes, et jällegi, see on ainult teatud grupp inimesi, et see ei ole lihtne kindlasti, aga seda on tehtud ja ma näen, et täna ma olen ühes kuus teinud üle 10%, mis siis aasta lõikes annabki nagu selline 100+% kokku, aga saab näha, mis mul tulevikus saab, ma ei saa ju väita kuidagi, et mul tulevikus see välja tuleb, aga ma liigun selles suunas. Ja samas ma usun, et Bitcoin mingist hetkest alates tootlus nagu natukene jääb väiksemaks, et hakkab, ma arvan, umbes selle inflatsiooniga nii-öelda koos käima, et milline on inflatsioon, Bitcoin kasvab nagu, ütleme siis vähemalt sama palju, aga ma ei usu, et ta jääb nagu kogu aeg selle 60% juurde. Aga samas ma usun, et mina suudan teha üle 60% aastas seda kasvu. Et sellepärast ma olen selle kauplemise juures. Mul on sulle hea spikri. USAs on siuke tädi, muidugi enamasti tasuda jälgida, aga on see Nancy Pelosi, on üks parimaid investoreid. Kui tema treide jälgid ja järgid, et siis on väga hästi. Samas ja kõrval on see, nagu on nalja visatud, et see Amazoni omaniku naine on maailma kõige parem inside trader, et abiellus ja lahutas täpselt nagu kõige madalamal hetkel ja kõrghetkel nii-öelda, et see oli hea swing trade. Aga ma ütlen, minu jaoks põhiteema või oluline oli ikkagi see oskus, et selles mõttes, et mul hakkaks Bitcoiniga selles mõttes lihtsalt igav, ma peaks mõtlema endale sinna mingi tegevuse veel juurde. Paned võimenduse. 100x long. Et lihtsalt osta ja hoida ei ole põnev. Tegelikult ma olen mõelnud, et mul on üks suvekodukoht sellises hästi nii-öelda rahulikus eraldatud kohas ja seal ei ole oma elektrit, tähendab, seal on ainuke viis võimalik elektrit saada tootes oma elektrit, et sinna mingid kaablit ei tule nagu kuhugi lähedale. Ja ma pean panema päiksepaneelid, inverterid, aga ütleme, enamus ajast see tegelikult seisab. Ja see tundub nagu selline minu jaoks huvitav projekt, mida teha, et kui ta enamus ajast seisab ja seal saare peal on veel teisi nii-öelda kohti, kus tegelikult see elektrit toodetakse, et paneks sinna Bitcoini kaevurid, et las nad nagu, ma ei tea, talvel kütavad mingit ruumi ja suvel lihtsalt, kui sind seal ei ole, siis las ta kaevab kogu aeg sellega, et sellega ei ole midagi teha. Et ühesõnaga mingi selline päiksepargi tekitamine ja sellega Bitcoini kaevendada tegelikult tundub nagu huvitav väljakutse. See on midagi, mida Lauri umbes seal valdkonnas tegutseb. Jah, ma tegelikult see suvi tegin seda, mul on päiksepark töös, ma võrku ei tohi midagi müüa. Ja siis kogu elekter, mis üle ja siis ma panin Bitcoini kaevuri tööle. Aga ütle, kuidas sul see töötab, et minu jaoks arvutimaailmas see arvuti nagu selline kiire kinnilülitamine ja see ei pruugi nagu hästi mõjutada, et kuidas see Bitcoini kaevuril on see, et kui sa nüüd ei taha, et ta kaevendaks, sa saad lihtsalt mingi käsu saata talle, et stopp ja... Ei. Mina kasutan Antminerit, tal on 2 toite sisendit. Üks hoiab tal põhimõtteliselt PC töös kogu aeg ja teine lülitab sisse see mingi kaevandus, ma ei ole... Hashboardid nii-öelda. Hashboardid põhimõtteliselt annab neile toite, ventikad tahab tööle ja hakkab kaevandama. Pildikult sealt sa võid tõmmata lihtsalt külmalt toite tagant ära ja... Üritaksegi niimoodi. Ma olen siis ta läheb hästi kiiresti, läheb tööle mingi minutiga, vist on max power. Okei. Ja sa praegu kaevandad kodus siis on ju, et ega sa päris tööstuslikul tasemel seda ei tee kuskil? Hetkel mitte, aga järgmise aasta plaanis on. Ja see on sul ikka väike kodutööstus?
praegu kodutööstus, jah. Aga ma tahaks selles mõttes, et meil on nagu plaanis tegelikult äripartneriga teha selline pilootprojekt, et kuna me selle energeetikaturul tegutseme, paigaldame, müüme akusüsteemi päikseparkidele ja suurematele tootmistele, et siis teha selline pilootprojekt, et ma praegu leidsin 2 päikseparki, müüakse. Ei ole väga suured, aga ongi see, et kuna päikseenergia nii odavaks läinud, siis need, kellel on päiksepargid tehtud ainult raha teenimise eesmärgil, need teeni enam väga midagi. Tuleb järjest rohkem müügile väga mõistliku hinnaga. Et lihtsalt osta päiksepargid ära, panna sinna juurde see akusüsteem ja ka Bitcoini kaevurid. Et selles mõttes, et kui sul nagu võrkumüük on ära piiratud, aga sul päiksepaneele rohkem, siis mingil hetkel tuleb elektrit üle. Et sa saad nagu hakata siis kuhu seda panema. Et ütleme, see teema on palju laiem, et ma ei tea, palju meil aega on, et ma nagu natuke sellest rääkida. Räägime. Et üleüldse nagu see Bitcoini kaevuritega elektrituru reguleerimine on nagu teema täna. Et ma jagasin seal chatis ka, et Šveitsis hakati nüüd riiklikul tasemel uurima seda asja. Ma nüüd enne podcasti natuke vaatasin seda veel, et Islandil pidi olema nagu ongi võrgu osa Bitcoini kaevandamine. Ja asi on selles, et meil on nagu hästi palju seda võrgus elektrikoormuste liikumist. On nagu tarbijad tulevad järgi, tootmised tulevad järgi, tuulikud, hüdro, mis iganes. Et seda võrku nagu stabiilsena hoida, siis on vaja nagu kogu aeg kuskilt keegi peab sisse lüütama, kuskilt keegi peab juurde andma. Juurde anda on täna võimalik kiiresti akudega. Akude pealt sa võid ka mingi sekundite jooksul lihtsalt anda nagu mitu megavatti juurde. Eestis ehitatakse praegu mis seal Kiisale tehakse, mingi 200 megavatti võimsustest akuparki. See ongi see, et sul on võimalus 200 megavatti sekunditega anda elektrit juurde. Ja teistpidi on nagu tarbimisega, aga kui meil on mingi põlevkijaamad või mingid sellised asjad, gaasijaamad ka, siis nende reageerimisaeg on tundides ja päevades. Et sa ei saa nagu reguleerida, et sul on vaja hoida stabiilselt sagedust 50 hertsi võrgus. Kui sul langeb mingi 49,4 äkki või midagi siukest, siis hakkavad kodumasinad lendama. Nad ei kannata seda, sagedus peab olema kogu aeg nagu põhimõtteliselt konstantne. Ja siis see tähendab seda, et suurt voolu kõikumist ei tohi võrgus olla, ja? No põhimõtteliselt, et sul peab olema nagu tasakaalus, tootmine, tarbimine kogu aeg tasakaalus. Ja täna me oleme nagu Venemaaga ühenduses, meil on mingi 7 suurt trassi jookseb Venemaale. Kui meie võrgus nagu kuskilt jääb puudu, me saame sealt ajutiselt võtta juurde vastu, või meil jääb nagu üle, me saame sinna suunata. Lisaks on see Estlink, mis kogu aeg katki on. Sinna Läti poole jookseb ka midagi. Nüüd, kui me Venemaast lahti ühendame, siis on see nagu eraldi teema. Et kui meil on vaja nagu järsku ennast stabiliseerida millegiga, siis ehitati need mingid sünkroonkompensaatorid. Ma ei ole isegi süvenenud täpselt nende põhimõttesse, aga nendega siuke ajutine asi. Aga siin on nüüd täna see, et see Bitcoini kaevandus, tuleme nüüd selle juurde tagasi, on hästi kiiresti juhitav tarbija. See oli USA mingi osariigis 2021 mingi tormide ajal oli, elektrivõrgud olid ülekoormatud ja siis suured Bitcoini kaevurid lüütsid ennast kohe välja nagu nii-öelda võrguoperaatori palve peale. Ja tänu sellele jäi nagu võrk püsti. Nad said nagu hästi kiiresti reageerida. Ja täna ongi, ütleme, Kuuna ka natuke siin ühe jalaga käib seda teed juba, on see elektrivõrgu põhimõtteliselt sagedusturul osalemine on ka kodutarbijani välja võimalik. Ja see ongi see, et sul on nagu võimalus käsu peale tarbida rohkem elektrit võrgust, aidata võrku hoida stabiilsena. Aga mis ma panen nagu sauna sisse lihtsalt päevaliga 2 või? Ei pane ju. Et see Bitcoini kaevandamine nagu selles mõttes nagu hästi hea, et sa nagu väärindad selle energia millekski ära ja saad seda hiljem kasutada. Ja see järjest nagu levib igal pool üle maailma. Okei. Kui reaalne on mõelda seda, et ma ei tea, Eesti Energia või keegi võiks hakata kunagi Bitcoini kaevandama üldse? Et seda võrku stabiliseerida kas või selle eesmärgiga nagu? Ma arvan, et see ei ole kaugel, et nad selle peale mõtlema hakkaks, aga meil on vaja pilooti. Täna kõik arvavad, et aku lahendab kõik ära, aga aku saab täis mingi aeg. Aga Bitcoini kaevur ei saa täis. Selle mõttes sa võid nagu kaevandada nii palju kui vaja. Ja Bitcoini kaevanduse üks suur nii-öelda, kui ma ütlen, see võrgu stabiliseerimise pool on AI-ga seotud. Just nägin Microsoft äkki oli see, kes ehitab mingit kolossaalset seda AI keskkonda omale.
serveriparki, siis nimetame seda nii või? Andmekeskus. Andmekeskus, hästi arvutusvõimsust vaja. Ja kuna AI seda juhib, on ju, siis mingil hetkel, kui tal ei ole vaja seda ressurssi kasutada, ta lihtsalt lükkab mingid plokid välja, tšah. Aga kui me räägime seal ka mitmest megavatist, on ju, sul kaob võrgust järsku koormus ära, sul teisel pool nagu tekib ületootmine, sul on vaja tasakaalustada seda. Ja see ongi, kui sa sinna juurde pead Bitcoini minerid, on ju, sa lükkad nagu need järgi. Et ma olen rääkinud sellise ettevõtte nagu Estonian Cell Eestis, kes tunnis kulutab, kas see oli 30 megavatti iga tund stabiilselt kogu aeg. Ja nendel on täna Eestis see, et kui nemad nagu, neil on kohustus iga päev anda ette teada, kui palju elektrit nad homme kulutavad. Ja ma täpselt detailselt ei tea, et kui nad nüüd ei kuluta, lülitavad ennast hommikul välja, et kas siis on leppetrahvid ka, aga see on nagu võrgu mõistes väga suur nii-öelda risk. Ma arvestan, et sinna läheb meil 30 megavatti tunnis, on ju, järsku 0, aga võrku tuleb elekter peale. Kuskil on vaja panna see. Et midagi lendab õhku. Et see on niisugune kriitiline värk. Ja Eesti elektrivõrk on väga kehvas seisus tegelikult. Mis see tähendab? Et meie liinid ja trahvod, alajaamad, kõik see, nad on mõeldud, nad on üles ehitatud tegelikult nii, et meil on nagu Narvas on suur elektrijaam, on ju. Kohe siis... podcast eetrisse läheb, sul elekter võetakse kodus ära. See käib tihti ära juba. Aga selle mõttes, meil on kogu see võrk on üles ehitatud nii, et meil on nagu Narvas elektrijaam, on ju, siis sealt jooksevad nagu liinid laiali. Täna me oleme nagu sinna läinud, et meil on nagu iga maja katusel päiksepaneelid, suvepäeval me nagu toodame igalt poolt mujalt, on ju. Võrk ei ole ehitatud selle jaoks. Nüüd ongi see, mõtlen, see oli Eesti Energia juht, ma teaks, et täna meil on mingis Kuku raadio kuskil saates, 3-4 nädalat tagasi rääkis sest energeetikast, siis ütles, et meil on vaja, meil on eesmärk täita Eesti ära taastuvenergiaga aastaks 2030 oli äkki. Ja et seda saavutada selleks meie nii-öelda päikseenergia, tuuleenergia ja mingi biomassi põletamine või see peab olema 4 korda üle meie võimsuse. See tähendab seda, et kui meil nagu suvel on meil nagu tuuline ilm, päikest palju, me toodame nii palju elektrit üle, me ei kuluta seda kuhugi ära. Ja see ongi see, et kui näiteks, ma ei tea, Läti ei võtta vastu, Soome ei võtta vastu, mis teed siis? Mulle tundub ka see natuke jabur see plaan, et nagu kõik selle roheenergiaga siis ära toita, et ongi, et meil on ju see tahes-tahtmata ongi, et suvel päikest on rohkem ja tuul on mingil teisel ajal ja siis kui tuleb külm, pime talv ja tuult ei ole, siis... Just elektrit vaja. Mis see Bitcoini kavanduse puhul see elektri hind oli, mis pidi olema, et sul on mõistlik? See sõltub nendest kaevuritest ka, järjest efektiivsemad on, aga täna on mingi täna on parem jälle. Mõned päeva tagasi oli äkki mingi 7 senti kilovatt-tund. Okay. Umbes siukse hinna juures 7-8 sõltub sellest, mis hash rate teeb, on ju, ehk siis kui keeruline on neid saada ja teine asi on Bitcoini hind, on ju. Siis peaks mingi lihtsa arvutuse tegema, et isegi kui vaadata börsi hinda, ma kodus kõigutan endal seadmeid vastavalt börsi hinnale ja laen akusid öösel täis, et kui nüüd öösel on ala mingi 4 tunni jooksul või 5 tunni jooksul on mingit aega, kus hind on alla nagu selle 7, et kui sa nüüd iga päev saadki mingi 4-5 tundi seda, et kuna see ära tasub, et see miner nii-öelda võtta, et lastagi kodus nagu öösel täie auruga sinna kaevandada ja no ütleme, 6 aega tagasi oli umbes niimoodi, et 1000-eurone miner, mingi Antminer, kui 24/7 teda saab sees hoida 7 sendise, see oli äkki 2 aastat või aasta, 1,5 oli see tasusaeg. See oli see, et selle hash-rate'i juures, selle hinna juures 24/7 on sees, aga see sõltubki sellest, see liigub kogu aeg. Aga mis on nagu üks oluline asi veel juures on see, et kui me räägime sellest elektrituru reguleerimisest, siis kui sa teed seda tellimuse peale, siis elektrivõrgu operaator maksab sul ka ära. Lisaks sa saad Bitcoini, lisaks sa saad sooja. Et mina nagu lähen selle peale välja, et mina hakkan oma saunamaja nüüd kütma reguleeri tellimuste raames ainult või kui on väga-väga kriitiline. Ja siis ma teenin selle pealt raha, ma saan veel Bitcoini, eks elektri eest sisse ei maksa midagi. Tuleb tellimus, et nüüd kuluta tarbi elektrit. On nagu loogilisem variant, jah. Ja seal on ju kasvavad asjad. Ma arvan, et kui meil podcast välja tuleb, siis see
Antmineri leheküljele tuleb kohe Eestist hästi palju päringuid. Seal neid variante on palju, aga lihtsalt see on nagu üks siuke hea nagu case, jah. Aga ma arvan, et no ma saan aru, et ikkagi pigem selle, ütleme, siukse roheenergia, kui sul on enda päikesepark ja sellised asjad, et siis vist tasub veel rohkem ära see on ju, et nagu sa ise mainisid ka, et kui sul ongi päikesepaneelidest sa võrku ei saa müüa, sest et võrk ei võta vastu seda, et siis kuskil on vaja panna see. Meil on isegi see, et meil on, ma ei tea, palju nüüd see aasta neid päikeseparke juurde tehti, aga see päikeseparkide kasv on olnud nii metsik, on ju, et tõenäoliselt järgmine suvi on meil, see suvi oleks pidanud juba olema väga palju rohkem miinushindasid, aga kuna Estlink oli katki ja siis oli meil nagu sealt oli pidur peal, kui järgmine suvi kogemata Estlink töötab, on ju, siis võib juhtuda, et sul on nagu enamus päikeseparkide omanikud nullhinnaga. Et kui ise ei tooda või ise ära ei tarbi suvel ja siis võrku müüd, siis seal raha ka ei saa. Tuligi sellega mõte, kus juures praegu üks järgmine projekt on, kus või maksad peale. Oma mingit väikest korteriportfelli hakkasin uuesti tegema. Hästi huvitav majaprojekt on ja seal katusel on päiksepaneelid. Mõtlesin, et päevasel ajal, kui kedagi kodus ei ole, siis suure tõenäosusega niikuinii mingi osa läheb nagu sinna maja üldelektrisse, aga suur osa ilmselt tahetakse hakata tagasi müüma, aga tegelikult oleks päris pull, kui selline arendatav kortermaja, mis nagu ütleks ka, et aga meil on keldris on Antminerid ja kõik elekter, mis üle jääb, läheb selle maja nii-öelda korteriühistu kulude katmiseks või midagi sellist, võiks täitsa arvutada korra. Ja Antminer on vesijahutusega ja toodab sulle tarbevett. See on üks edasiarendus, jah. Aga selle ma täitsa uurin ära. Ja talvel on siis küttevesi, pluss on see tellimuste täitmine, et saad nagu juhitavaid tellimusi pakkuda turule. Ja kusjuures üks asi siia juurde päiksepaneelidega, mis ma olen katsetanud juba, et Saksamaal on ka päris popp, et päiksepaneelid peaks panema püsti. Ja ma olen vaadanud, et sa saad kogu aasta lõikes rohkem energiat, sest et praegu juba on vaata talvised ilmad olnud need paneelid, mis on külili, lumi saab peale, see ei saa midagi, aga mul on kodus püsti pandud ja ma saan iga päev midagi. Ja talvel päike läheb ju madalamaks, siis ta paistab sulle nagu ka otse sinna nii-öelda risti olevate paneelide peale. Et praegu on päris popiks läinud see, et pannakse põllud täis niimoodi, et on paneelid püsti nagu aiad, vahepeal jääb sul rohkem ruumi, sellepärast et põllumehed saavad seal vahel nii-öelda maad kasutada. Sul on nagu tuuleseinad tekivad ja sa saad nagu kogu aasta lõikes ikkagi rohkem toodangut. Äkki peaks panema mingid mootorid sinna vahele, et mis ise keeravad seda paneeli. Aga sellel vist isegi ei ole pointi, sest et mis juhtub päiksepaneeliga tegelikult, kui sul keset suve paistab talle nagu risti päike peal, on see, et paneel läheb kuumaks ja kuumal paneelil on see efektiivsus niikuinii väiksem. Et tegelikult see isegi on parem, et see paneel ongi nagu risti, päike on kõrgemal ja hommikust õhtuni saad nii-öelda parema toodangu. No võt. Eks need plaane on igasugused, ma olen näinud mingid pöörlevaid need alusraame, kogu aeg läheb päikest tagasi paneel. Aga kokkuvõttes ta kulutab energiat, et ennast juhtida. No ja selle seadme enda maksumus ja nii edasi, et ega nii on, jah. Okei. Aga ütleme nüüd rääkida investorite seisukohast ja niimoodi, et selliseid elektritootmisi nüüd rahastada, kus Bitcoini kaevandamine juures on, kas võiks olla investoritelt kergem raha niimoodi kätte saada? Mis te arvate? See investor peab olema natuke Bitcoini huviline siis. Lähed praegu LHV-sse, ütled, no mul on siin üks hea plaan, et see on nagu Bitcoin, vaata siis ma oleks uks kinni, ma arvan. Kusjuures ma ütleks, LHV oleks võib-olla isegi kõige esimene pank, kes nagu kaaluks seda asja. Jah, seda küll, aga keskmine pank, ma arvan, kui sa mainid kuskil mingi krüptot, siis esiteks panevad sul konto kinni igaks juhuks. Ja siis vaatavad ja mõtlevad, et täna me oleme nagu Eestis, oleme veel ikkagi seal nagu tagaotsas, et meil see massipsühhoos on selline, et Bitcoin on Ponzi ja jama ja mingi... Et pigem peaks ikka mingi rohepesu juttu rääkima rohkem. Pigem on see, jah. No mida rohkem tuleb praegu neid nii-öelda suuri eeskujulikke ettevõtteid, kes mingid projekte teevad, seda rohkem need mõjutavad nii-öelda teisi järgi tulema. Kui nüüd tuleb 10. detsember uudis, et Microsoft hakkab ka Bitcoini oma nii-öelda balance sheet'il hoidma. No selles mõttes, et vaata, LHV-st rääksime, LHV ju oli esimene pank meil, kes võimaldas hakata Bitcoini nii-öelda kauplema. Et selles mõttes nad on...
pigem on vist LHV nagu eesrindlikum olnud selle koha pealt, et ma hästi palju olen ka seal Facebooki erinevates krüptokommuunides näinud ka, et kus inimesed Swedbankast on nagu kuskile kannad raha, siis kohe tuleb päring, et mis sa sinna raha saadad kuskile krüptobörsile, mis värk on, et ma nagu ei ole väga palju LHV kohta selliseid asju kuulnud, et pigem jah, on LHV siuke positiivsem näide Eesti puhul võib-olla tõesti. LHV-s on ju see Ethereumi miljardär. Lõhmus, jah. Lõhmus elab ju kusjuures Šveitsis Lugano kõrval kohe põhimõtteliselt ja Lugano on Šveitsis see provints, kus on ka Bitcoin ja ametlik maksevahend ja seal on hästi palju poode ja kõike, kes Bitcoini vastu võtavad, et võib-olla Lõhmusel oli kuskile kõrvale mingi muu stack ka pandud, mida ta ei kaotanud. No ma olen ka mõelnud seda, et kuidas ta ise sellesse suhtub, aga ütleme, tema võib-olla vara juures selles mõttes, kindlasti saaks mingeid huvitavaid järgmisi projekte teha, aga laias laastus, et mida ta on nagu LHV-ga juba teinud ja siis, kui tal vist oli mingi hetk, et see Ethereumi stack oli tal sama väärtus või suurem isegi. Ütleme, tema elustiili ilmselt see nagu liiga palju ei mõjutaks, et selles mõttes on nagu natuke lihtsam, et kui meil kõigil siin, kui oleks selline rahakott kuskil kadunud, siis ei tea, mida mõtteks, aga ma arvan vähemalt, et tal on võib-olla lihtsam seda üle elada. Seda küll, jah. Okei. Äkki küsiks siukse asja vahepeal, et just küsin Kuunolt pigem. Ma arvan, et ma Lauri vastust enam-vähem juba teaks, et kui nagu võtta kinnisvara ja Bitcoin, siis kuhu paneksid sina raha? Kusjuures ma ei ütle nagu 100% kinnisvarast. Täna ma alustasin mingit järgmist kinnisvaraprojekti lihtsalt sellepärast, et teha midagi. Sest ma korra lähen sinna, et aktsiakauplemine võtab mul päevas umbes 2-3 tundi aega. Et mul lähen trenni, siis ma tegelen lastega, aga ikkagi tegelikult on vaba aega nagu palju. Et ma alustasin seda, et lihtsalt oleks mingi väljakutse, mida teha, et ma ei poolda kindlasti seda, mida paljud mõtlevad, et hakkan kauplema ja siis lähen istun kuhugi palmi alla ja see ei ole elu selles mõttes. Ma kindlasti täna mõtlen rohkem mingite Bitcoini projektide peale sellepärast, et lihtsalt challenge, väljakutse midagi teha, et nagu see sama, mis praegu kargas pähe, et tegelikult oleks pull, kui see sama maja, kus korterid on, kui seal saakski teha päriselt nagu tasuva Bitcoini lahenduse, et sellest on nagu päriselt ka, et mitte lihtsalt ära teha, vaid et seal on ka mingi point sees. Eesti esimene korteriühistu, kellel on Bitcoin balance sheetil. Jah. Oleks päris vinge. Et ühesõnaga, et ma ütleks siis mõlemad, et kuule, ma mõtlen, ma ei ole nagu vastu ja ma olen pigem avatud mingitele huvitavatele väljakutsetele, et sellepärast midagi head pähe tuleb, siis teeks igal juhul ära. Selle küsimuse point on pigem see, et kuna kinnisvara tehakse kogu aeg juurde, aga Bitcoini mitte, siis tähendab, et kinnisvara muutub järjest odavamaks ja siis tekib küsimus, et okei, miks siis inimesed kinnisvarasse investeerivad? No ütleme, et täna vist kinnisvara nüüd, kui võtta nagu läbi aastate, siis ta on olnud vahend, kuidas vähemalt oma raha väärtust hoida. Et selles mõttes, et kui palju on keskmine kinnisvara tootlus? Kas te oskate öelda, on olnud siin mingisugused aastad? Hästi palju sõltub sellest, kui sa võtad ta nagu koduna, siis varem või hiljem, vaata kinnisvaral on nagu tsükkel. Sa ostad, on mingisugune väärtus, siis see väärtus läheb kindlasti ülesse ja mingite aastate pärast, kui see hakkab amortiseeruma, siis ta läheb alla. Või kui me võtame täna Mustamäel kasutatud korterid maksavad mingisugune, minust alla 150 000, see nagu väga hästi midagi ei saa vana korteri eest. Siis kui nad maksid 70-80 000, siis mõtlesime juba, et oi, kui palju. Aga reaalsus on see, et täna mingi 150 000. Et tulme ja nüüd, kui on inimene, kes ostis selle kunagi, ma ei tea, 500 000 krooniga, suhteliselt nagu okei, et kindlasti Bitcoin on vahepeal nagu veel suurema tõusu teinud. Mina olen oma koduga niimoodi teinud, et me ostsime, müüsime maha piltlikult tipphetkel ja ühesõnaga, et me oma kodu nagu ei kasutanud lõpuks koduks, vaid tegime temast kinnisvara investeeringu ja sealt sain mina oma nagu stardi või hüppelaua mingite vahendite näol, et hakata tegema järgmisi asju. Et selles mõttes saaks öelda, et väga nagu hea oli, aga enamik ei tee seda. Et enamike jaoks on kodu lihtsalt kulu tegelikult, sest et ma ütlengi, et kui nimetatakse, et ostan kodu investeering, ta ei ole investeering nii kaua, kui sa ei ole päriselt sellega midagi teinud, nii kaua ta ikkagi on sul kulu, sest et sul on ülalpidamised ja kõik muud asjad, mis sa pead sinna ikkagi aastate jooksul tegema.
tegema. Ja noh, lõpuks, kui sa oled võib-olla selle laenu ära maksnud 30 aastat hiljem ja siis vaatad selle väärtust, ega ta siis ei pruugi enam olla tegelikult nagu inflatsioon ja kõik arvestades nagu oluliselt kõrgem, sest noh, kui täna näiteks oled ostnud midagi, ütleme, hind on tõusnud, müüd oma kodu mingi ostsid 200 000-ga, müüd 300 000-ga maha, aga asemele sa ei saa ikka midagi. Et see on nagu suur teema, et jah, ta on nagu kasvanud, aga sa saad teise samasuguse 300 000 asja endale asemele. Raha väärtus on sama kiiresti langenud, on ju. Ainuke asi on see, noh, mida piltlikult meie tegimegi oma kodus oli see, et me müüsime maha ja me kolisime oluliselt odavamale pinnale. Me ikka peaks ütlema, et päris nagu naljakasse kohta kolisime, et mul naine oli nagu nõus kaasa tulema. Aga tänu sellele, et me olime nõus nagu nii-öelda valu kannatama korraks, ma suutsin seda lihtsalt ülejäänud raha keerutada ja kasvatada. Et kui sa lihtsalt nagu müüd maha, ostad järgmise asja sama turu hinnaga, noh siis pole pointi. No Bitcoini maailmas saab ilmselt see kinnisvarasse investeerimine tootluse teenimise eesmärgi, see saab ikkagi järjest väiksem olema, nii näen mina. Sest ei ole mõtet lihtsalt panna raha milleski, mida saab juurde toota, kui sa arvestad hindasid ikkagi Bitcoinis. No praegu sa veel saad nagu teenida, aga mida aeg edasi seda nagu mõtetamaks? Mina selles mõttes nagu sõbral juba oponeerin, et küsimus on igas valdkonnas, kui hästi sa oskad seda olukorda ära kasutada. Et selles kinnisvaras, jälle, kui palju on ettevõtteid, kes lähevad põhja, sellepärast, et on tehtud kas mingid valed valikud või valed otsused, aga siis kui palju on kinnisvarafonde, kes teenivad nagu meeletult raha. Et küsimus ongi see, et kui hästi sa oskad antud vahendiga päeva lõpuks ümber käia ja Bitcoiniga on ju täpselt sama. On tüüpe, kes nagu sa ütlesid, et teevad mingisugune 100x ja long ja teenivad nagu sama vahendiga oluliselt rohkem ja siis on mingi vend, kes jälle kaotab raha, et tegi mingi vale otsuse. Et see on nagu minu maailm, et erinevad vahendid ja kui hästi sa oskad lihtsalt mingit vahendit ära kasutada. Ja ma nii palju lisaks veel, et minu jaoks päeva lõpuks olulisem on see, et mulle peab see asi meeldima. Et mulle kinnisvarasse nagu protsess, et paned selle korteri täis, siis sa pead leidma selle rentniku sinna kuidagi ja siis sa pead nagu mingis mõttes nagu nuputama, kuidas sa saad selle tootluse võimalikult suureks, sest kui sa seda nagu üle jala teed, sa saadki sellise keskpärase tootluse. Aga kui sa mõtled sinna mingid nüansid juurde, nagu ma tegin enda eelmise projektiga, ma suutsin seda tavapärast tootlust päris kõvasti kasvatada. Ja seal oli mul oma kapitali 2 aastaga ma võin öelda, et nagu üle 10 kordistasin kinnisvaraga. Et see raha, mis ma ise sisse panin ja see, mis ma sealt lõpuks välja võtsin. Et selles mõttes on nagu võimalik teha, aga samas ma võtsin riski päris palju. Nojah, see nõuab sellist aktiivset tegelemist ka asjaga, on ju. Aga mulle endale tundub, et Bitcoin pigem suuresti hakkab ära sööma seda osa kinnisvara investeeringutes, näiteks nagu, ma ei tea, paljud hüperrikkad võib-olla ostavad omale korteri kuskile Manhattanile. Ostan ja lasta olla ja seisab tühjana, seal mitte midagi ei toimu. Lihtsalt varasalvena on sul see korter nii-öelda, et ma arvan, et kui sa hakkad nagu võrdlema, et kas ma hoian seda korterit, mis mul iga aasta veel kusjuures on kulu, on ju, mingi, ma ei tea, maksad seal kõik see elektri, küte, kõik asjad, vahepeal peab keegi seal midagi nokitsamas käima, mis iganes, mingid hallustasud, või siis teine asi, sa ostad Bitcoini ja hoiad seal oma vara ja siis seda võid sekunditega saatagi üle maailma ükskõik kuhu, on ju, et seda... Selles mõttes 100%, et kui Bitcoini volatiilsus läheb madalamaks, mida ma usun, et ta läheb ja üha rohkem panevad sinna nii-öelda erinevad fondid, pensionifondid raha sisse, siis ilmselgelt inimesed näevad, et see populaarsus kasvab ja kui tootlus on samasugune, nagu te rääkisite, et mingi keskmine on selline 60% aastas, Manhattani korter on, ma ei tea, ma oletan selline 5-10% aastas nagu keskelt läbi jätame mingi buumiperioodi välja, ilmselgelt loomulikult ma panen sinna. Ja suur pluss muidugi tegelikult, mis on Bitcoini puhul see, et täna ostan ja homme müün, kui nagu vajadus tekib, et korteriga on see, et täna ostan ja siis ma hakkan ostjat otsima endale, sellepärast, et keegi kohe ei osta seda. Et minu see kinnisvaraportfelli müük oli ka suures osas oli nagu ajastuselt oli lihtsalt läks väga hästi. Et kui ma oleks jäänud 6 aega hiljaks, siis ma oleks ilmselt tänaseni istunud selle otsas või ma oleks võib-olla pidanud mingi nulliga selle maha müüma. Et Bitcoini puhul on ikkagi see, et sa saate turule lükata iga hetk. Jah, see turg on nii likviidne ja eriti nüüd peale seda, kui minu arust need ETF-id tulid veel Bitcoini peale, et siis nagu on väga-väga likviidseks muutunud, eriti kui vaadata, et Sailor ostab siin mingi 5 miljardi eest üle paari päeva
ja turg peaaegu ei liigu isegi selle peale, et noh, siis kui mu Sailor ostma hakkas, siis ta ju rääkis 2020 septembris või kunagi, et ta põhimõtteliselt pidi ostma maksimaalselt sai siuke 30-40 miljoni eest päevas osta, ilma et turgu väga palju mõjutaks, on ju, aga täna ta ostab juba siin mitme miljardi eest päevas. ja märgiline muidugi olukord oli see, kus Lauri ütles eile, et tema ei tule podcasti, kui Bitcoini hind ei ole 100 000 ja siis ma ütlesin, et täpselt esimesel päeval ma hakkan kokku ostma, et seda me võime palju ostsid? ka näidata. Palju ostsid? No jah, olen tagasihoidlik, ütlen, et üksi ei tulnud välja, pidin paarile sõbrale ka helistama, aga tegime ära selles mõttes ja hind läks sinna. Selles mõttes see oli selline... Vahepeal käisime 104 peal ära juba igaks juhuks. Päris hea. Sa märkasid seda? No. Vaatasin taskust. No võt need, ei kukkunudki alla 100 000 meie podcasti jooksul, et... Keegi ütles, et kui 100-st üle läheme, siis järgmine on 150. 200 vist tuleb kiiresti, et nüüd ei ole enam seda... Keegi enam 1000, et ei mõtle, nüüd käib 10 000 kaupa. Shortide müür oli siin ees vist natuke ikkagi. No seda suhteliselt mõttetu on minu mõttes praegu öelda, nagu keegi jälle tuleb, et nüüd seda järgmist taset ei tule küll, et kõik nagu loogilised nagu tasemed on ammu ära purustatud ja kui palju on keegi öelnud, et Bitcoin nagu kohe-kohe kukub nulli ja selles mõttes, et... Ma jagasin just seda teemat, et kui iga kord, kui öelda, et Bitcoin läheb nulli, oleks ostnud $100 eest Bitcoini, siis oleks täna mingi 100 miljonit, oleks see väärt. ja see ei olnud üldse palju, see oli mingi 4 või 500 korda oleks pidanud ostma Bitcoini $100 eest. Aga väärtus oleks 100 milli. Et tasub turu neid märkeid oodata. Taolisi näiteid on palju, see on sama, et kui sa iga kord, kui tuli välja uus iPhone, et kui sa oleksid ostnud sama raha eest Apple'i aktsiat, mitte iPhone'i endale, siis see summa, mis täna nagu oleks olemas olnud, oli ka ikkagi väga-väga suur. Keegi tegi mingi veebilehekülje selle kohta ka, et kus sa paned nagu toote vist sai sinna sisse panna ja siis sa näitab nagu selle päeval, kui see toode välja tuli, et kui sa oleks selle päeval hoopis Bitcoini ostnud, et kui palju sul siis raha oleks, et siis ongi, et kui palju lollu siis ostsid nagu selle asemel, et osta nagu Bitcoini ja nagu. No ütleme, see on, ma ütleks kahjuks selline üleüldine asi tegelikult, et ütleme, tänapäeva kultuuris tänu sotsiaalmeediale on ikkagi liiga palju seda nagu, mis see film oli, see Jonesis või, et tahan nii-öelda naabrist parem, et selles mõttes, et võetakse liisingusse asju, millega meeldida nendele naabritele, kes meile tegelikult niikuinii ei meeldi ja selles mõttes, et kahjuks tehakse liiga palju seda, et ongi pigem see tarkus, mida ma arvan üks asi Bitcoini investeerimise või mingi muu asjaga selline nagu tark investeerimisteadmine selles mõttes, et kuhu raha panna ja oma vara kasvatada pigem. Bitcoineritel on see tuttav teema, on see ajaline eelistus ehk time preference, ongi see sama asi. Et kui palju see väärtustab tulevikku versus hetke heaolu? Et kas sa tahad kohest naudingut või sa tahad 10 aasta pärast? Aga millal sa siis elad? Siis 70 oled, siis ostad omale ilus auto või? Jah, see on individuaalne valik lõpuks. No, kuskil peab olema see sa ei saa öelda, et mis on õige või vale, aga see on nagu olemas kõigis see, et kui palju see väärtustas hetke heaolu versus homset heaolu. No, mina pigem näen ka seda, et nagu sellest ajast, kui ma olen nagu Bitcoinis, et siis lihtsalt ostan vähem mingit mõttetut crappi endale tegelikkuses kokku. Ma ei ütle, et ma kehvemini elan, kui ma varem elasin, on ju, ja tegelikult ma ikkagi teen neid asju, mis mulle pakuvad naudingut ja saan häid kogemusi ja kogemused on need, kuhu ma investeerin, on ju, ja nii edasi, et nende arvelt ma kokku ei hoia, aga pigem ongi just see, et kui ma näen poes mingit huvitavat asja, et mingi äge asi, vaata, et ma ei tea, kas mul seda vaja läheb, aga vahet ei ole, ostan ära, et nagu selliseid ostan nagu kõvasti vähemaks jäänud, ma arvan, pärast seda, kui ma Bitcoiniga nagu tegelema olen hakanud. Jah. Ma sõidan siia mõni 20 aastat vana Volkswageniga. Pole hullu. No võt. Kuulge, aga äge episood tuli, ma arvan, et võime siin vist otsad kokku poole tõmmata. Võime otsad kokku tõmmata, jah. Aga jaa, tänud Kuno ja tänud Lauri taaskord tulemast ja Kunole anname Bitcoini standardi ka täna siit. Aitäh, teen endale selgeks selle. Võt, aga olgu ja olge mõnusad kuulajad, pange subscribe, like, komment, kõik muud jutud. Ja meil on iga episoodi seal lisainfos on, kuidas saate meid toetada. Jep, okei, tänud, olge tublid.